Ei, praegu ei saa. Lammimetsa ekskursioonil on mul pikk järjekord. Täna on sakslased, homme tulevad ameeriklased. Kuule, peremees, kuule. Ma olen eluaeg tahtnud lammimetsa minna, aga ma ei tea, kus seda otsida. Soomaal ja Alampedjal on. Lammimetsad on alati suurte jõgede ja järvede läheduses. Please call next week. Kuule, peremees, miks need välismaalased nende lammimetsade vastu nii suurt huvi tunnevad? Euroopas on neid vähe, aga Eestis on suure valgalaga ja süvendamata jõgesid veel säilinud. Kas ma sain õieti aru, et jõgi uputab metsa ära või? See võib väga üksildane paik olla, jah? Siin sa küll eksid. Haruldasi olendeid on seal palju. Ei, ma ei mõtle inimesi. Mis? Karu? Ütle, et ta kuskil ei läheks. Las maksab vanapõla enne ka. Alampedja puutumatu looduse võlu on meelitanud siia looduskooli pidama Ameerikast pärit mehe, Robert Otieni. Aga Alampedjast ei saa päris kõike teada kunagi. Rikkumata veerežiimiga märgala, rabad, jõed, nende äärsed lammimetsad ja luhad. Jõed on madalal alal väga aeglase vooluga ja ujutavad üle 1000 hektareid kaldaäärseid alasid. Suure Emajõe 150 vanajõge on head kudemiskohad. Leides sellist tükki maad, mis on valdavalt looduslikus seisundis, mida ei läbi ühtki sõidutee, kus ei jookse läbi elektriliinid, kus ei ole külasid, kus ei ole praktiliselt asustust, et see on selline tema võib-olla haruldus. Euroopas ainulaadseid luhtasid on hooldatud aastasadu. Kunagi elas Alampedja aladel üle 100 inimese, kuid luhti niitma tuldi kaugemaltki. Siin on omapärane amet on olnud luhavaht, kes siis oli see, kes aitas inimestel leida oma luhatükki üles ja kui kord aastas ainult käid heinale, siis võib-olla ei tunnegi oma piiri ja siis tema oli see, kes näitas, kus see luhatükk on, võib-olla aitas väljaveo juures. Alampedjal inimestest kaugel käib elu, mida mujal ei kohta. Kiilid, 100 linnuliigid, haruldased kalad, nahkhiired. Siin kasvab ligi 500 erinevat taimeliiki.